Kui elu jõele viis meid kerge vene, siis korjas kivikesi kaldateelt üks nihver-nähver karjapoisikene. Ta rääkis helisevat eesti keelt. Küll ähvardas ta meile säru anda, küll nöökas meid, küll naeris laginal. Kuid lillepärg ja lähker oli tal nii hoopis iselaadi, iselanda, et hüüdsime, kas tahad meile tuua paar lilleõit, paar piisakestki juua. Ta tänitas ei too, ei too, ei too. Kuid lippaski läbi pilliroo ja tõime võtta pajuvõsa varju, kaelkoti, joomanõu ja maasikmarju. Küll oli nopsakas ta nokkiv jutt, kui kentsakas ta kemplemine. Ta käest ei andnud oma vanikut, kuid ütles iga lille nime jõimes ristikutest õiemett. Me jõime lähkrist Kungla kaevuvett ja nagu narrid naaklesime. Näol naeruvalgus näpus angervaks, noor suvehaljas tuli tantsijaks. Me kisakilda. Kaja lõõp suure suuga tõkerdaja lõi lärmi lepikus. Nii järjest valjemaks läks meie kilpall. Siis kääksus kõrge värat. Mäel karjus vanamees kui kokutaja kõu. Poiss, kurat pärat, kari rukkis. Kas noorte narrida on Kungla jooginõu? Kas korjate mu Koplis koera palka? Me hirskasime kõigest hingeväest ja hõiskasime malka, malka, malka. Meil olid naeruhambad omast käest. Kes teadis aimata, et sooja soigu vallas kord kivilöövist tongutades takku, me sööme tinaviirgudega tuhakakku. Veel meid ei narvetanud põuasong. Veel helises me haljas elu kallas. Veel kiirgas tuule tõusme kihelkond. Me pagesime paati üle aasa. Kõik tulid meiega. Kõik tulid kaasa. Pikk ilma leidsi päris ihuväel, et meile ilmutas kesk Hiiu käski. Me karja hoidsime kord Kalevaski ja Ilumäel, mis luges meile kaeblik metsameha või mõni toriseja habelik. Päev oli pilvitu, me pilgar pikk, me laud lapsikud, mis oli meile püha. Ei midagi, ma olin õnnelik. Esmaspäeval olin ma alati hapu. Ei võtnud teisi jutule, et turtsusin. Hinges püsis kogu aeg rahutus. Igatsesin koju, tahtsin rahu. Kord võtsin kätte ja sõitsin keset nädalat tagasi Jõgevale. Ema istus köögis. Kõik oli nii vaikne. Ainult seinakell tiksus omaette. Küll oli seal rahulik ja armas. Ema küsis, miks ma koju tulin. Valetasin talle, et tunnid jäid ära. Nii väga igatsesin koju. Olen palju mõelnud, et mis see seal oli. Väike alevik, raudtee, paar maja ja mina muud kui igatsesin. Teised tüdrukud juba kurameerisid, edvistasid, rääkisid enda seiklustest. Mina, nagu laps, igatsesin ema juurde. Teisipäevad olid samuti nukrad. Aga juba kolmapäeval mõtlesin, et varsti tuleb laupäev.
siis saan sõita koju Jõgevale. Muutusin lahkeks, isegi lustlikuks. Kõik mõtlesid, mis mulle sisse on läinud. Mu armsamateks päevadeks ongi jäänud kolmapäev ja laupäev. Nõnda kirjutas Betty Alver. Head sõbrad, meil on au ja rõõm teid tervitada 25. Betty Alverile pühendatud luulepäevadel Tähetund. Ja kui parafraseerida Voldemar Pansot, kui ta Alverist kõneles, siis juhtub teinekord poeetidega imesid, kui on tähetund. Ja nii nagu ka suurt poetessi, on õnneks meidki nuheldud ja õnnistatud tähetunniga. Head luulesõbrad, armsad inimesed, meil on au teile tutvustada meie tänavust akadeemiat. Näitleja, lavastaja ja pedagoog Karmen Tabor. Eesti Harrastusteatrite Liidu juht Kristiina Oomer. Üliarmastatud kirjanik Leelo Tungal. Näitleja Marius Pärn. Tallinna Ülikooli õppejõud Rain Mikser. Raadioajakirjanik Märt Treier. Teatrikriitik Margus Mikomägi. Teatrimees, poliitikamees, Eesti kooliteatri vanaisaks tituleeritud Jaak Allik. Korrake palun kõik minu järel. Räägi tasa minuga. Siis mu kuulmine on ergem. Räägi tasa minuga. Tasa taibata on kergem. Inimrõõmu hingehärmi. Tunnen taban läbi tuule. Ainult surnud sõnalärmi. Kuuldeski mu kõrv ei kuule. Aitäh! Igal sügisel annab MTÜ Tähetund välja ühe tunnustuspreemia. Sel korral kuulub meie tänu alati särasilmsele tütarlapsele, kel on lahked ja abivalmid käed. Ja kel on ka suur süda, kes on aastaid olnud ja on siiani peaaegu
nähtamatu, kuid hädavajalik abiline kõigis meie ettevõtmistes. Palume siia liblikapüüdja vilistlane, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala üliõpilane Mari-Liis Pääre. Sõna on Jõgeva maavanemal härra Viktor Sviatõševil. Tere teile, head luulesõbrad, nii esinejad, žürii kui ka korraldajad. Tähetund on olnud muutumatu, aegumatu ja kordumatu. Igal aastal on ta isesugune, kuid midagi on olnud jääv, kas või seegi andeandmine kohtunike poolt. Aga nüüd ma võtan ka ühe asja veel siit taskust välja, et tegelikult on eestlased usuvad ka müstikasse. Nii vähemalt ajakirjandus kirjutab. Ja võib-olla siis, mis tähetunniga sobiks, natukene tähetulmu teile, kes te hakkate täna ja homme siin lavalaudadel oma täitekunsti näitama. Et ma raputan natukene teile õnneks siia tähetolmu, et teil oleks õnne. Kuna juba meelitamiseks läks, siis tegelikult ikka ja ainult esinejate pärast ma annan nüüd üle ka traditsioonilised žüriile väikse altkäemaksu. See on kott kommi ja ma loodan, et kõik korraga selle ära ei söö, sest hoiatus tuleb juurde anda, et suhkur on tervisele kahjulik, et seda mitte palju tarbida. Juubeli aasta, siis loomulikult ka korraldajad ei jää ilma kingituseta. Ja mis korraldajatel võiks midagi head olla? Tegelikult on see tähetund olnud ju läbi aegade mõnusalt pehme olemisega ja alati niisugune rõõmsameelne, et võiks äkki olla midagi pehmet kõik. Nii, ma palun siia Janne, ma palun siia Maigu ja Kaja Pärtels. Toredat esinemist teile kõigile, paistab, et üks jääb mulle ka. Sõna on Jõgeva vallavanemal Aare Olgol. Lugupeetud žürii, lugupeetud korraldajad, head esinejad. Täna algab järjekordne tähetund. Mis see tähetund on? See on luuleteater. Ja mis on teater? Teater on tegelikult kaduv kunst. Ta kaob kuskile ära. Täna on etendus. Võib-olla mõnda asja mängitakse 2 korda, mõnda 20, mõnda ka 200, aga iga kord on see pisut teistmoodi. Et see etendus kaob ära igavikku. Kaovad ära veel teised asjad. Kui ma siin paar aastat tagasi teid tervitasin, siis ma olin veel linnapea.
aga täna on mind degradeeritud vallavanemaks. Et selles mõttes, et Jõgeva linna kui niisugust haldusüksust pole enam olemas. Aga Jõgeva ikkagi on. Ja kui te tulete siia te tulete ikka Jõgevale ja ma arvan, et te tulete siia veel kaua. Ja nagu ütlesin, osa asju kaob ära, aga osa asju jäävad, on igavesed ja tähetund on ka kindlasti igavene. Ilusat tähetundi teile täna ja ka edaspidi palju kordaminekuid. Ja ma tahaks žüriile öelda, et võivad küll maavanema kommid kohe ära süüa, ma annan juurde. Ma arvan korraldajatel ka, et noortel ei ole kommi vajast, neil on isegi nad on erksad, aga korraldajad pisut ikkagi eakamad, nad peaksid ennast ergutama millega ja šokolaad alati ergutab, nii et korraldajatel ka palju edu. Sõna on Eesti Harrastusteatrite Liidu juhil Kristiina Oomeril. Eesti Harrastusteatrite Liit tänab ja on väga-väga tänulik. Me täname Peti Alberit, me täname MTÜ Tähetundi, me täname kooliteater Liblikapüüdjat. Ja me oleme väga puudutatud. Ja kõik need 24, mis on olnud ja nüüd see 25. teatrikohtumine ja need luulehetked on väga olulised. Mitte ainult, ma arvan, kooliteatri liikumisele, aga ka teile, kes te nüüd kohe lähete lavale, meile, kes me vaatame ja üldse teatri liikumisele. Väga tähtis on see, et siin Jõgeval on toredad inimesed, kes nad on väga toredad, nad on väga südamlikud ja ma olen täiesti kindel, et nad teevad seda sellepärast, et nad tahavad seda teha. Ma tänan väga sind, Lianne. Ma tänan sind, Maimu. Ma tänan Kajat. Aitäh ja edu teile! Head inimesed, igal aastal siin saalis viibides tekib hingemattev tunne, et inimesed on head ja mina olen hea ja kogu maailm on imeliselt hea. Ja selle tunde tahaks võtta peopesale ja hoida teda soojas kogu järgneva aasta. Ja nii juba 25 novembrikuud järjest. Head sõbrad, lõpmata suur aitäh teile kõigile, et olete olnud ja loodame, et ka edaspidi saate olema osaliseks sel imelisel teekonnal tähetunnist tähetunnini. Tänuks teile kõigile ootab Kultuurikeskuse foajees tähetunni sünnipäeva üllatus. Palju õnne meile kõigile!